4-kilose kuuliga on tulemuseks 13.71 seni. (12.98) Järgmisena tuleb ringi Anna Romanenko. Anna on siit selle kandi rahvaesindaja ja väga tore, et meil väga tõesti kohalikud sportlased ka kaasa teevad nii toredal võistlusel. Anna Romanenko. (9.60) avakatse tulemus ja kõik, kes pealt vaatavad, need, kes on tulnud ainult vaatama, need, kes võistlevad, ega siis kaasaelamine, plaksutamine ja kõik muu ei ole paha. Ja kui kellelgi võistlejatest on erilisi muusikasoove, siis tulge, andke need ka Discordile teada, tuleb kõik, mis vaja on. Järgmisena siis tuleb ringi 6-kilose kuuliga Andri Matrov. Tema eesmärgiks on siis saavutada selle nii raske vahendiga tulemuseks 17.75, mis on U20 Euroopa meistrivõistluste osavõtu normiks. Esimesel korral lendas kuul aga üsna kaugele sektorist välja. Kõigil võistlejatel on kindlasti kasutada 6 katset, nii et aega veel tulemuse kirja saamiseks on küll ja küll. Nüüd oleme jõudnud siis meeste juurde. Protokollis esimesena on kirjas Rait Raju. Rait Raju on siis äsjane möödunud pühapäevane Eesti karikavõitja kuulitõukes. Pärnus toimunud Eesti karikavõistlustel see asi siis juhtus mõned päevad tagasi. (14.70) Järgmine heitja on Kevin Genro-Baas. Järgmine tõukaja ja mis me siin heitmisest räägime. Järgmine tõukaja on Kevin Genro-Baas. Tulemus tuleb siit ka kirja ja kohe saame numbrid teada. Ringi valmistub aga minema Rait Sinijärv. (11.93) Kevin Genro-Baasi avakatse, Rait Sinijärv. (16.09) Rait Sinijärvelt ja läheb meie võistlust
juhtima ja nüüd on jäänud veel 2 meest, kõigepealt Raido Kalba. Tuleb tõdeda, et jah, eelmine mees Rait Sinijärv, tema jäi isiklikust rekordist kohe esimesel katsel puudu ainult 6 sentimeetrit, nii et väga hea algus. 14-13 Raido Kalbachilt ja esimese ringi lõpetab Jander Heil. 4 meest Heino Lipu mälestusvõistlustel on seni tõuganud üle 20 meetri. Järsku siis juhtub täna nii, et näeme 5. meest, kes nii kaugele kuulisid ringist põrutab. Avakatsel läheb Jander Heil liidriks 17 meetri ja 88 sentimeetri pikkuse tõukega. Esimese vooru kokkuvõtteks tulebki siis öelda, et Jander Heil juhib võistlust 17.88, teine Rait Sinijärv 16.09. 3. Rait Raju 14.70, 4. Raido Kalba 14.13, 5. Kevin Genro Baas 11.93. Algab teine tuur, alustavad jälle daamid, Berit Saar, esimesel katsel läks kirja 12.98. Astub üle, tarvis oleks Beritil tulemust 13.75 või rohkem, see on siis jälle see Euroopa meistrivõistluste osavõtunorm, kus meil 1 normitäitja juba on, see on Pärnu neiu Kertu Kütman ja miks mitte ei võiks me siis sellel alal välja panna 2 daami. Aga nüüd on teist korda ringis Anna Romanenko. $15 sentimeetrit tuleb lisa, teisel katsel 9.75 Anna Romanenkolt. Ja nüüd siis ainukene esimese katse ebaõnnestuja ja nii on meie tuleviku lootus Andri Matrov. Ja ei lähe mõõtmisele ka see teine katse, aga hullu pole midagi, 4 üritust on veel. 17.75 on siis need numbrid, mida jah, 6-kilose kuuliga siin Andri püüab. Aga taas jõuame täismeeste juurde ja alustab Rait Raju avavoorus 14.70. Tuletan meelde, et mehe isiklik rekord on 15.18 ja sellest ei ole enam palju puudu. Kevin Genro Baas esimesel katsel 11.93.
tuleb ilmselt siit kava katse tõuke pikkusele lisa. (14.76). Kui vastab tõesti tõele see, et Kevin Kendrabasi isiklik rekord siiamaani oli 13.89, siis on 13.96, aga tegemist on ikkagi mehe isikliku rekordiga, nüüd on asi reaalsem, oli 13.89, nüüd tuli 7 sentimeetrit enam. Rait Sinijärv esimese vooru järel teisel positsioonil 16 meetri ja 9 sentimeetri pikkuse purakaga. (15.94) jääb siis parimaks kahe vooru järel Rait Sinijärvel 16.09, Raido Kalbaki kord esimesel katsel 14.13. (14.39) lisa tuleb avavooru tulemusele ja teise vooru lõpetab Jander Heil. Provotseerime siis veel, et jah, üle 20 meetri on seni 4 meest siin Heino Lipu mälestusvõistlustel kuuli saatnud. Janderi isiklik mark on ju sealsamas joone all ka kohe, nii et miks ükskord see 20 siis ei võiks ära tulla ja miks mitte siin vaiksel ilusal õhtul Maidla mõisapargis, aga 4 katset on veel ja kõigepealt ootame selle soorituse tulemuse ära. 17.96, 11 sentimeetrit tava katse tulemusele lisa. Jõuamegi kolmanda vooruni ja Perit Saare kord 12.98 esimesest katsest kirjas, teine kord asi välja ei tulnud. Ja ei ole rahul neiu selle sooritusega, astub meelega üle, aga niimoodi kuulitõukajad teevadki, kui näevad, et asi ei tulnud niimoodi välja, nagu tulema oleks pidanud. Anna Romanenko 9.75. (9.66), nüüd siis seekord lisa ei tulnud, aga jõuab veel. Ja Andri Matrovi kord. Tulemus kirjas ja Hans Kiisa ütleb, et siit hakkame minema, niimoodi hakkamegi iga katsega, mis veel järele jäänud on, meetri juurde ja sealt ta tulebki. 15.69. 15.69.
Ja nüüd siis uuesti mehed. Rait Raju, 14.91 on all. Neliteist 72 Rait Raju. Kolmanda katse tulemus ringi tuleb Kevin Genro Baas. Julgen ennustada, et siit tuleb mehe uus isiklik rekord. Senine oli 13.89. Ja nüüd on isiklikuks margiks 13.97. Rait Sinijärv tuleb ringi 16.09 kirjas ja seda on, nagu me korra ütlesime, mõned sentimeetrid mehe isiklikust margist veel vähem. Tahtmine oli suurem, kui välja tuli ja jääb veel 3 üritust varuks. Tõukama tuleb nüüd Raido Kalba. Temal on seni all 14.39. Mees mõtleb juba selle peale, millise positsiooni võtaks ühes või teises veteranide vanuserühmas sisse, aga teeb vapralt kaasa õigete meeste võistlustel veel ja täna meil veteranid arvestusi ei peeta. Let me see you stripped. Let me see you stripped. Raido Kalba parandab isiklikku rekordit 1 sentimeetriga ja saab tulemuseks 14.50. No kui see on hooajamark, siis jah, kindlasti muidugi nii, aga asi seegi. Ja nüüd siis tuleb ringi kolmandaks katseks Jander Heil. Tema sellise tulemuse, mis tal kirjas on 17.96 siit võistlustelt juba saanud. Ei, jah. Kõige kehvem tulemus, millega võistlus võidetud on kuulub Kristo Kaletele aastast 2017 ja on täpselt see 17.96, mis Janderil oli, aga selle minu jutu peale sai mees viget tigedaks ja põrutas kuuli nüüd natukese kaugemale. Nüüd, kallid daamid, meil läheb pisut aega, kohtunikud peavad korraldama regrupeeringu 3 arvestusgrupis, eriti keeruline on see U20 puhul, kus on siis 6-kilone kuul ja 1 mees võistlemas. Aga Jander Heili kolmanda katse tulemus on 18.27. Üle 20 meetri on tõuganud kuuli siis Uno Lipu mälestusvõistlustel bulgaarlane Georgi Ivanov aastal 2013 võistluste rekordiks 20.78. 2019 võitis Kristo Kaleta 20 meetri 47 sentimeetriga. 2015. aastal lätlane Maris Urtans 20 meetri 23 sentimeetriga ja 2012. aastal Suurbritannia esindaja Karl Meirskog
20 meetri ja 13 sentimeetri pikkuse tõukega. Ja nüüd siis pööratud paremusjärjestuses alustavad daamid ja esimesena tuleb ringi Anna Romanenko ja ütlen siis meeste parem heitejärjekorra või tõukejärje ka nüüd ära. Kembing Edro Baas, Raido Kalbak, Rait Raju, Rait Sinijärv ja Ander Heid siis lõpetab ikka. Aga neljas katse Anna Romanenko. Seni on siis tema parim teisel katsel tõugatud 9.75. Üheksa 75 säärase tulemuse on Anna juba täna korra saanud, nii et kordab oma parimat tulemust ja ringi tuleb Berit Saar. Seni on kirjas siis tal esimese katse 12.98. Ei tule kahjuks lisa 12.60 neljanda tõuke tulemuseks mõõdetud. Ja nüüd siis U20 meie ainukene noormees Andri Matrov. Kolmest katsest üks on ära mõõdetud, selle tulemuseks 15.69. Ja läheb jälle sinna kiviaia poole, aga katki pole ikka veel midagi ja kaks katset on tagavaraks. Nüüd siis alustavad mehed ja Kevin Genro Maas 13.97 on seni parimana kirjas ja see on siis jah hooajamargiks kindlasti. Nüüd ma ei teagi, mis numbrid mulle see ette anti, peab hakkama ise teda pärast vaatama, need hooajamargid või isiklikud rekordid. Aga jälle 14 meetri joon saab ära katsutud kuuliga ja 13.91 peaaegu sinna samasse kanti siis. Raido Kalbach 14,5 meetrit on kirjas. Ja üle 14 meetri joone lendab see kuul. Laske üle. Ja tuleb veel 16 sentimeetrit lisa, 14.66. Eesti selle aasta karikavõitja Rait Raju 14.91 on juba olemas. Nelised 14.99, 1 sentimeeter vähem kui 15 meetrit.
ja ringi tuleb Rait Sinijärv, senine parim on 16.09 täna. Meetri peal meil joont ei ole või kaart ei ole, aga märk seal seisab ja tundub, et see kuulmandus kaugemale kui 16 meetrit. Kohe kuuleme. 16.27. Järjest tuleb lisa ja nüüd siis 4. katse. Ja Ander Heil 18.27. Eelmise 3. katselt tulemus tema senine tänane parim. Meetri joon sai peale kannatada, aga astub üle ja Ander Heil ja 2 katset jääb veel. Vaatame siis meeste seisu üle enne 2 viimast katset ja Ander Heil 18.27, Rait Sinijärv 16.27, Rait Raju 14.99, Raido Kalba 14.66, Kevin Kenro Paas 13.97, Andri Matrov endiselt siis selle 3. katsel ära mõõdetud 15.69-ga ja daamid Berit Saar 12.98, Anna Romanenko 9.75. Eelviimane 5. voor alustab Anna Romanenko. Üheksa 14 Anna Romanenkolt ja tuleb täna eelviimast korda ringi Berit Saar 12.98 siis täna seni esimese katse tulemus püsib ikka parimana. Läheb Andri. Andri Matrov. Jälle sinna kõrvale, no viimane läheb sisse. Andri elu on natukese lihtsam kui Beritil oli. Temal ühtegi meie meest ees ei ole kuulitõukes ja kuna korraldajad saavad kodusel võistlusel igal alal panna ühe võistleja välja, kui vähegi võimalik, siis ilmselt siin on see tee veel lahti, aga Beritil oli hädasti vaja norm ära täita ja nüüd on see tehtud ja Eesti saab 2 võistlejat tõesti välja panna. Kevin Kenro Paas tegi oma eelviimase soorituse ära ja 13.97 oli, kas nüüd tuleb üle 14. Ei tule juurde siin, et kaugelt vaadates jooned petavad. 13.72 oli selle
katse tulemus ja üks võimalus jääb siis veel. Raido Kalba 14.66 eelmises voorus tõugatud tulemus, tema senine parim täna. Neliteist 61 paremuselt teine tõuge täna Raido Kalbakilt ja Rait Rajukord 14.99 olemas. No 1 sentimeeter tuleb ikka veel juurde, kui mitte rohkem. Ei hakka seda mõõtma ja järgmisena siis teise kohamees praegu, teise kohamees meie võistlustel Rait Sinijärv. Senine parim eelmises voorus saavutatud 16.27. Jääb siis seni 16.27, üks katse veel ja nüüd siis Ander Eil täpselt 2 meetrit rohkem kui Raidul seni kirjas 18.27. Ja Eil viimane katse. Kui tuleb üle 20 meetri, siis luban pühalikult, et kõik võistlused, kus Ander Pärnus võistlema hakkab, paneme kuulitup sektori pea väljakule. Kaheksateist 76 ja algab viimane voor. Ei tea, kas peaks nüüd niimoodi tegema nagu Teemantiigas, et kustutame kõik tulemused ära ja selle viimase katse tuli järgi hakkame siis medaleid jagama ja peakorraldaja Mati Liljalika ütleb, et nii ei tee, et me ei ole nii rumalad kui Teemantiiga korraldajad ja laseme ikka vanas vaimus edasi. Viimane 6. voor alustab daamidest praegu teisel kohal olev Anna Romanenko, senine parim 9.75. Kaheksa 66 ja viimasele katsele tuleb Berit Saar, eelmisel katsel siis Euroopa juunioride meistrivõistluste osavõtu normi täitnud neiu. Kolmteist 41, tänaseks parimaks jääb siis osavõtu norm 13.92 ja veel kord sellega võib
Rakvere pikene ju küll tänase võistlusega ja peaks väga rahul olema. Ja mida teeb nüüd siis viimasel katsel Andri Matrov? Plaksu võib lüüa julgesti kaasa, just nii. Meil siin kahe vahel kõik on väga hästi. Kuulernad silitab pea, mind täpselt nii nagu pea. Kui oled minuga hea, siis äkki tõesti mul pea. No võtud selline seis, ei lahku lüüa sa meid, sul sõpru. Isu ära siin aia poole, midagi pole teha ja jääb siis Andri Matrovi tänaseks tulemuseks 15.69. Ja viimane tuur meestele Kevin Kendro Baas, praegu siis kokkuvõttes 5. positsioonil meeste hulgas ja kirjas seni 13.97. Läheb Kevin nüüd. Tuleb ära 14, come on. Ja jääbki tänaseks parimaks Kevin Kendrol 13.97 ja Eino Lipu selle aasta mälestusvõistlustel siis meeste kuulitõukes 5. koht. Raido Kalba tuleb ringi 14.66 on olemas. Kas tuleb siit tänane parim? Ja tuleb 14.98 jääb siis täna Raido Kalbaki tulemuseks ja see on nüüd küll peen värk, aga täpselt sentimeeter tuleb siis kaotust Rait Rajule, kellel on seni kirjas 14.99 ja kui rohkem ei saa, siis tõesti otsustatakse 3. koht täna sentimeetriga. Aga ei jäta jonni ka Rait Raju ja vaatame kohe, kas siis saab tema ka mõne sentimeetri juurde. .15.04 jah, siin siis tehti see asi vähemalt natukese klaarimaks, muidu oleks küll väga napp olnud 3. ja 4. koha vahe. Rait Sinijärv 16.27 on juba olemas ja viimane katse tulemas. Ja napilt aga kindlalt sektorist välja. Seega on siis täna Rait Sinijärv teine ja tulemuseks 16.27. Võistluste viimane katse ja punkt ja Ander Hein tuleb heitma 20 meetri pikkust kuulikaart. Ja astub, mõtleb ja astub mees üle, jääb siis tänaseks võidutulemuseks 18.76. Sellega tulebki ja saabki võistlustel joone alla tulla, tulemas on veel autasustamine, ärge keegi ära minge korraldajad.